tänastele külalistele me tahame teha väikse sissejuhatuse ja just nimelt külalistele, sest need on 2 tükki. Ja esimene, kes rääkima hakkab, on Marko ja Markoga oli üks huvitav lugu. Nimelt me ütleme Maarjaga, et ta sai vihmapiisaga pihta ja järgmine, kelle lugu tuleb, on Teele ja täpselt sama lugu. Ja miks me nimetame, et seda vihmapiisaga pihta saamiseks, siis Maarja, ole hea, räägi natukene. Jaa. Siis, kui sa olid kohtunud Markoga ja ta jagas sulle oma lugu, siis sa tulid koju ja rääkisid seda mulle edasi. Sest see oli väga eriline lugu. See oli nagu inimene oli kuidagi suveräänselt tulnud usule, ilma et keegi oleks rääkinud talle. Ja siis ma pidin järgmisel päeval minema mandrile ja seal toimus ka üks ülistusõhtu. Ja seal ma siis osalesin ja Jumala vaim väga liikus ja siis tegelikult ta kõnetas mind selliselt, et ütleski niimoodi konkreetselt, et Marko sai piisaga pihta. Ja siis see läks edasi, et Eesti maa peal tibutab ja sellele järgneb sadu ja sellele omakorda veevalang. Ja see sadu on siis nii-öelda Jumala vaim lihtsalt langeb selle maa peale. Ja ma sain aru kohe, et see on väga eriline kõnetus. Ma tulin siis koju ja jagasin seda ka sinule. Ja siis minu üllatuseks sa vaatasid mind üpris nagu neutraalselt ja küsisid, et oota, kas ma siis ei rääkinud sulle? Jah, ja mida ma siis ei rääkinud, oli see, et kui ma olin kuulnud seda Marko tunnistust või lugu, ma panin hommikul palvemärkmikusse kirja, mida Jumal räägib. Ja Jumal ütles mulle niimoodi, et Marko sai vihmapiisaga pihta ja Eesti maa peal tibutab. Ja pärast tibutamist tuleb sadu ja pärast sadu tuleb selline sadu, et mitte üks ei jää puutumata Eesti maa peal. Ja see väga-väga kõnetas meid, sellepärast et see oli peaaegu, et üks ühele täpselt sama viis. Ma mäletan, sa otsisid mu selle palvepäeviku üles ja vaatasid, wow, see on tõesti väga-väga sarnaselt. Ja me ei olnud rääkinud oma vahel. Pärast neid asju, siis me jagasime väiksesse sõpruspunti seda sama lugu. Ja me saime sealt ühe vastuse. Mis see vastus oli? Ja see oli selline grupp, kus oli siis ka Markus Martin, kes on siin saates ka käinud ja siis tema ütles, et kuulge, tõepoolest tiputab. Et ta oli nädala jooksul kuulnud mitmeid tunnistusi sellest, et keegi oli tulnud tõesti suveräänselt Jumala juurde, nii et keegi polnud kutsunud, vaid inimene oli lihtsalt kogenud midagi üleloomulikku, sellist kutset ja siis üks nende hulgast oli ka Teele, kelle lugu me saame täna kuulda. Just nii. Nii et olge põnevil, kui nii tohib öelda, sest need lood on väga ägedad ja nautige. Tere tulemast üleloomuliku podcasti vaatama ja kuulama. Täna on mul saates mees, kelle kohta ma ütleks niimoodi, et ta sai Jumala piisaga pihta. Ja selle mehe nimi on Marko. Marko, tere tulemast saatesse. Tervis. Ja miks ma just niimoodi Jumala piisaga ütlen, et sa pihta said, sellepärast, et sa tulid täiesti suveräänselt usule, nii et keegi sind ei kutsunud ega rääkinud sulle Jumalast ja sa hakkasid, Jumal ise kutsus tegelikult sind ja sellest täna natukene räägiks, aga enne veel, kui me sinu selle loo juurde läheme, siis ole hea, põgusalt jaga, kes sa oled, mis sa teed, kust sa tuled? Täitsa tavaline Hiiumaa mees, 3 lapse isa, 38 aastat vana. Siuke tavaline hitimees siit Hiiumaalt, käin ja parandan võrke ja ehitan võrke ja kutsuti. Ja sa lisaks sellele, et siis oled 3 lapse isa ja võrke parandad, mitte siis kalavõrke, vaid internetivõrke. Lisaks sellele siis oled sa täna ka Luteri koguduse liige ja aktiivselt nii-öelda usuinimene. Nüüd, kuidas see lugu hakkas? See tegelikult hakkas peaaegu et aasta tagasi, tegelikult natuke vähem, jah.
kuidas see lugu hakkas, mis oli su varasem taust siis usuga või üldse sinu, ütleme, sihuke elu, et sa ju kasvasid üles erinevates piirkondades Eestis. Sai jah, Eestile sai väike ringikene peale tehtud, et alustasin siis samast Hiiumaalt, siis sai kolitud ära ja nüüd siis oli Hiiumaale tagasi tulek, aga muidu usuga ega väga palju ennem kokkupuudet pole olnudki, et pisikese poisina võib-olla käisin pühapäeva koolis mõnda aega, täpselt kaua see oli, ei mäletagi. Ja siis võib-olla mingites koorides ka lauldud, vist isegi kirikukooris kuskil mingi aeg. Aga see kuidagi libises käest ära. Ja noh, nüüd siit tagantjärgi õppides ja kuulates ja lugedes piiblit, et siis sealt oli ka, sealt oli jutukoht ette, kus kohas, et ma teadsin sind siis, kui sa olid veel noor ja niimoodi ja siis et mingi aeg võib-olla lapsena olen ikkagi natuke usus olnud, aga jah, teismelise eas tulid muud huvid. Ja kui me ükskord sinuga rääkisime ka, siis ja nagu paljudel Jumala järgijatel on nii, et me näeme seda, kuidas Jumal tegelikult juba noorest peast on hoidnud isegi, kui me temasse ei ole uskunud ja niimoodi oli ka sul. Aga räägi sellest loost siis, et miks ma ütlen, et sa said Piisaga pihta, et hakkame algusest, kus sa kuulsid Jumalast siis või miks sa oma elu Jeesusele andsid? Noh, nagu on öeldud, et Jeesus jättis 99 ja tuli selle ühe järgi, et siis niimoodi tuli ta ka minu järgi. Ja see käis, sellest pole isegi aastat veel, et see oli eelmise aasta septembrikuus siis. Ja sai alguse sellest, et ameeriklasest lasti Charlie Kirk maha. Ja paar päeva läks mööda, noh, mina võtsin seda kui lihtsalt uudist, mingit asja olen mehest teadlik, aga otseselt nagu mingisugune fänn või tema, mõtlesin, mõistlik mees. Rääkis mõistlikku juttu. Ja läks paar päeva mööda ja terve internet lendas õhku sellega, et inimesed naersid ja olid õudselt õnnelikud, et noh, nii mõttetu mees ja et temast ei saa mitte midagi ja see paari päeva pärast kõik on ununenud ja niimoodi, et sai ühest õudsest elukast sai lahti. Aga noh, minul oli mõttes, et no mis mõttes, et laste isa ja pereisa ja käib ja üritab nagu Jumala sõna ka kuulutada. Selles mõttes see hetk ma ei keskendunud selle Jumala sõnale nii palju, aga lihtsalt siuke normaalset loogilist juttu, et ikka pere tuleks väärtustada ja kõike seda, on ju. Aga mäletan ühte spetsiifilist videot ühest tumedate juustega naisest. Ja ta lihtsalt naeris nagu seda rõõmu, mis selle inimese näos oli teise õnnetuse üle, et see oli õudne näha. Ja üks hetk see nägu lihtsalt moondus minu jaoks, et oligi, nägin sõna otseses mõttes saatanat seal. Noh, praegu rääkides ka võiks, et hakkavad need samad õudusjüüdinad üle käima. Ja see tunne, mis üle käis, see oli lihtsalt õudne, et terve sisikond nagu keerati nagu sõlme ja siuke süda läks pahaks ja niimoodi, et ikka täitsa et seda oli raske vaadata, aga see oli murdosa sekundiks, kus see nägu nagu minu jaoks muundus. Ja noh, siis oligi see esimene hetk, kus kohas mõtled, et see maailm ei saa siuke õudne olla ja siuke kuri olla, et siin peab midagi muud ka olema. Ja see oli vist esimene kord, kus ma niimoodi päriselt lihtsalt karjusin Jumala poole, et kuule, et siin peab midagi muud olema, et see midagi, mis tasakaalustab kogu seda asja. Ja see oli hetk, kus hakkasite mõtlema siis Jumala loodu peale tegelikult, et siin elus peab olema midagi enamat. Ja mida sealt edasi siis, mis sealt läks? Sa hakkasid kuulma midagi või kedagi? Ei no, see peale seda, kui see esimene samm Jumala poole tehtud oli, siis noh, praegu ma tean ja olen lugenud ja õppinud, et siis Jumal tuleb nagu sinu poole ja no, nagu isa kutsub oma kadunud poega tagasi enda juurde, et
noh, see oli siis koht, kus kohas asi läks eriti niisuguseks üleloomulikuks, et noh, niimoodi puhtast toorest emotsioonist ma siis Jumala poole karjusin, noh, mitte nagu häälega, niimoodi lihtsalt õudusjüdinad käisid üles, Jumal, et kui sa oled olemas, et ütle mulle midagi. Ise kujutad ikka ette, et on mingisugune tore onu, sihuke suure pika habemega, sihuke valge habe ja sihuke suure pikad juuksed ja valge rüüd on seljas ja ütleb sulle, et kuule poiss, et jah, et ma olen siin ja ma olen sinuga. Mitte midagi sihukest ei olnud. No. Ja mis oli see, et lihtsalt mõttesse tulid mingisugused eraldisegused mõtted, mis otseselt mina ei mõtlenudki nende sihukeste asjade peale üldse. Mina mõtlesin, et jah, et ma tahan Jumalat näha ja tahan teada, et see päriselt olemas on, et midagi head. Aga minul hakkasid mõttesse tekkima mingisugused numbrid lihtsalt. Suvalised. 3, 6. Noh, ja see mõttes nagu niimoodi, mitte nagu sõnadega mõttega, vaid lihtsalt nagu sihuke pildi mõttena nagu. Et 3 ja 6 ja siis mingi hetk need 3 ja 6 läksid kokku 36 ja siis mõtlesin, täitsa nagu random mingisugune asi, lihtsalt popsas pähe, et mis see siis nagu olema peaks. Et nagu oli see mingi vastus või ei olnud mingi vastus. Endal väike juding käib üle kere ka, et kuule, nagu midagi teistmoodi. Nii. Ja siis piiblis mul ei olnud, mingeid eelnevaid teadmisi mul ei olnud. Aga noh, itimees nagu ma olen, et need arvutid ja telefonid asjad kogu aeg nina all, et siis võtsin telefoni näpu all ja küsisin AI käest, et mis asja 36 tähendab, et seoses nagu Jumalaga ja niimoodi. Ja AI ütles mulle, et 36 ei tähenda nagu väga midagi, et okei. Paneme pillid kokku, asi tehtud. Aga ei, ikkagi Jenni jätnud, lugesin sealt edasi ja siis tuleb välja, et juutidel oli 18, oli elunumber, on ju. Ja noh, 36 on 2 korda 18, 2 elu, topeltelu. Nii, huvitav. Et kas mulle praegu öeldi, et ma olen elandki topeltelu, et see eelmine, mis jääb nüüd selja taha ja nüüd tuleb midagi uut või kutsuti mind äkki kahepalgeliseks või mis siin nagu nüüd toimub, on ju. Aga endal on ka sihuke mingisugune teistmoodi tunne. Okei, huvitav. Nagu mingisuguse vastuse sain, et mulle tegelikult nagu nende numbrite läbi öeldi midagi. Mõtlesin, et okei, et topeltelu küll, aga mis ma sellega pihta hakkan, et kuidas see siis nagu edasi peaks minema, et kuidas see vana nagu selja taha jääb ja kuidas uus edasi tuleb. Ja mõtlesin nendele numbritele edasi, mida rohkem mõtled, seda erksamaks ja niimoodi kinnisemaks ja mõttekäik jääb ja kõik on niimoodi, et nagu kivisse räiutud su peas. Ja siis mõtlesin, et okei, et aga 3 ja 6 alguses ma olin nagu eraldi ja enam kui ma nagu mõttes nagu kokku said ja niimoodi, et 3 ja 6, et mis siis 3 ja 6 nüüd tähendab? Samamoodi küsin AI käest ja AI ütleb, et 3 on nagu hästi lihtne, et isa, poeg ja püha vaim, super, okei. Ja siis 6 siis on seal, et 6. päeval loodi inimene. Okei, isa, poeg ja püha vaim, inimene. Ja nüüd need peaksid kuidagi kokku saama, et 3 ja 6 kokku. Et kuidas siis nagu isa, poeg ja püha vaim siis nagu inimesega kokku saavad. Endal oli juba täitsa niimoodi hurraa, et minuga suheldakse, ma olen päris, et ma ei ole nagu üksi tegelikult siin kurjas öödses maailmas, et kus naerdakse teise õnnetuse üle ja lihtsalt, et mees on läinud ja lihtsalt mõtlen nendele edasi, okei, mul on nagu vastus olemas, et isa, poeg ja püha vaim ja mees peavad kokku saama, kuidas nad siis kokku saavad. Ja siis tähendab, okei, et aga piiblis on mingid raamatud, on ju. Ainukene nimi, mis meelde nagu tuli mingist kunagisest hallist, ammusest ajast, on ju, oli siis Mattias, et okei, Mattias, 36, kas sihukest asja üldse on, on ju. Aga siis oli Mattias 3.6. Ja seal oli hästi ilusti kenasti oli räägitud, kuidas Risti Johannes jões ristis jah. Ristis ja patukahetsus ristimine just, jah. Ja siis mul oli nagu eureka, et mul on vastatud, et selleks, et isa, poeg ja püha vaim ja see mees kokku saaksid, selleks ongi, et kahetsema pattu ja sa ristitad. Okei, mul on öeldud täpselt, mis ma tahan. Mine sinna, tee nii, põmm, ilusti kenasti on kõik nagu tee ette rajatud, et kuhu minna, mida teha. Ja siis tõmbasin piibliäppi edasi, tõmbasin piibliäppi nagu telefoni alla ja vaatasin sealt edasi ja siis seal on jah, et kuidas variseridel ja öeldakse seal rästikute sooks jumala huvitav lugemine, on ju.
ja siis, kui ma jõudsin selle koha peale, kus kohas Jeesust ristiti ja kuidas taevas lahti läks ja püha vaim ta peale langes ja Jumala hääl ütles, et see on minu armas poeg, kelle üle mul on hea meel, siis see oli see, mis mut jalad alt ära lõi, et noh, ise ma olen siuke üksik ema poiss, on ju, noh, vennaga koos niimoodi, et 2 poissi peres ja ega mul pole nagu kunagi nagu oma siukest isa eeskuju olnud ja isa oli, noh, nõukaaja mehe viga oli küljes, oli noh, natuke siuke alkohoolik ja perega teda ei olnud ja lõpuks lõpetas ta kahjuks oma elu ise, et noh, see on kurb asi. Aga endal pole kunagi jah, siukest nagu päriselt nagu isa kui olnud ja need sõnad olid need, mis nagu siuke tunne, et eluaeg on süda oodanud neid sõnu ja praegu ma loen siit ja siis ma seal naersin ja nutsin ja no täitsa nagu niimoodi hullumeelne, et oleks keegi seal kõrval näinud mind siis oleks küll valge poiss maja ette kutsutud või midagi siukest, aga ma olin jah täitsa omaette kodus õnneks. Ja noh, see hetk ja see moment oligi ette nähtud täpselt niimoodi juhtuma, nagu see seal juhtus. Ma vahepeal siin tahan isegi kommenteerida, et ma olen väga nõus sinuga, et need hetked on Jumala ees ja nii nagu me alustasime, et Jumal on juba varasemalt kutsunud ja hoidnud või see, kuidas ta räägib täitsa erinevatel viisidel tegelikult. Et kui mingi šokk on esiteks, siis kuidas inimene see süda pöördub, Jumal, kui sa oled päris, palun räägi minuga. Ja kus see 3-6 tuleb ja see, kuidas Jumal avab piibli just sealt, kus on vaja, et mu arust need numbrid on väga ägedad ka, kus sind eriti Jumal on juhtinud, et inimene ja Jumal peab saama kokku, siis see, kus Risti Johannes ristib meeleparandus ristimisega, kui inimesed on meelt parandanud ja kõik need asjad ja sul oli veel seal neid 3-6-ga neid palju sooseid, aga see on tõesti äge, kuidas Jumal juhib ja selle tagatipuks ta kõnetab kui oma poega sind läbi piibli ja mu usun niimoodi Jumal saabki kõnetada meid järjest enam. Aga sealt edasi, kui Jumal oli siis kõnetanud sind ja said aru, et ta räägib tegelikult sinuga, piiblis küll Jeesusega, aga sinu kui sinust on mul hea meel, Marko, siis mis sealt edasi läks? Jah, ei, selles mõttes esialgsest sellest šokist ja olemisest läks ikka mõnda aega seal aega, et üldse taastuda. Et see, jah, see siuke tunne, et see hetk oligi see siuke läbi enda pisarate siuke ristimine, et see oli see siuke nagu päästmise hetk minu jaoks. Ja no see ei saanudki kuidagi muud moodi nagu juhtuda, sest noh, ise ma olen siuke loogiline mees, et kui 1 + 1 on 2 ja mitte 13 või see, et kuidas sa ise tunned. Et just see, et see niimoodi numbritega minuga räägiti, et see oli täpselt minu jaoks vajalik ja just, et kuidas Jumal meiega räägib. Aga peale seda päeva siis sai kuidagi terve elu nagu niimoodi pahupidi pööratud. Et noh, niimoodi üle päeva usku tulla ja niimoodi, et alguses jah, see imeline asi on just juhtunud, on ju. Ja peale seda siis ikkagi maailm ja saatan on see, mis nagu hakkab tagasi kiskuma sind samamoodi, et see hetk olin täiesti kindel, seesama pühapäeval lähen kirikusse ja lähen õpetajaga rääkima ja saan ristitut ja niimoodi kohe kõik on põmm, kohe läheb käima. Aga läks paar päeva mööda ja siis iseenda siuke natukene nagu häbi ja niimoodi hakkas tagasi hoidma, et aga kuule, ma ei tea ju, mis kellast see kirik üldse lahti on ja siis tuli see pühapäev kätte, kell oli juba kuskil seal mingisugune lõunapaiku, mõtled, see on nagunii juba läbi ka ja niimoodi. Aga ega siis Jumal lase selle niimoodi jääda ja olla. Et ma sain kuskil seal järgmise nädala teisipäeval või niimoodi, siis sain uuesti kutse, et noh, selleks ajaks ma olin juba natuke uurinud, on ju, ma teadsin natukene Moosesest midagi, et kuidas ta seal kõrbes oli ja kivi lõi ja vett tuli seal ja noh, see Moosese looga peaaegu olin nagu kursis. Ja seesama teisipäeva õhtul olen siis magamistoas, seal tuba on pime, kõik juba magavad, mina olen seal üksi omapäi üleval ja 100 mõtet on peas. Ja omas mõttes siis palvetan nagu Jumala poole ka.
ja üks hetk tunnen, et kurk õudselt kuiv ja tahaks nagu juua ja täiesti nagu olekski nagu kõrbes. Ja tõusen siis sealt voodist üles ja siuke tunne, et nagu 2 korda suurem. Nagu sul oleks veel turvis ümber ja niimoodi, et sa vaevu mahud nagu enda mai ära, et nagu sa oledki nagu suur kaljutükk, onju. Ja siis ma sain aru, et vaat, see janu ei ole mitte lihtsalt vee järgi, vaid see ongi just selle elava vee järgi ja mulle öeldakse, et jah, mine ja sealt saad seda ristimisvett ja kõike seda. Ja see, et kui see kohale jõudis, siis samamoodi pisarad hakkasid näo pealt jooksma ja siis järgmine nädal sain nagu lõpuks siis nagu kirikusse ikkagi. Ja siis, kui kirikusse läksin, siis oli ka see, et ikka paned endale korraliku pluusi selga ja lähed sinna kohale ja istusin seal kuskil, täitsa seal isegi seal saali pinkides ei julgenud istuda, olin seal kõrval nagu omaette ära, et ma tundsin nagu, et ma ei ole kuidagimoodi selle vääriline, mis seal on ja niimoodi. Olin siuke armetu, hale, värisev, higine lehekene seal kuskil kõrval. Ja noh, lõpuks siis sai õpetajaga räägitud ja kogu see jutt ka räägitud ja õpetaja ütles jah, et tule leeri ja räägime nendest asjadest pikemalt ja saingi siis ristitud. Ja ristimine oli ka 3. advendil, et Ristija Johannese pühal ja siis kirikus ma läksin, see on ka Ristija Johannese pühitsetud, see luterlik kirik siin Kärdlas. Et kõik on niimoodi nagu ilusti kenasti nagu teeviidad ja postid on paika pandud, et näe, mine sinna. Ja mu kutsumus on jah, hästi palju nagu seotud just selle Kärdla Johannese kirikuga. Aga lõpuks, kui ma siis kirikus koju tulin, siis on ikka, et noh, see särk, mis seljas oli, see oli täiesti läbi higistatud ja panin selle pessu ära ja ega mu naine ka mingisugune nüripliiats ei ole. Et tema tuli töölt koju, vaatas, kuule, miks see valge särk siin on, et mis käisid kuskil või, et sellega pole ju kuskil käidud, et miks see siin pesus on. Ja siis ma olin moka otsast, et kuule, et käisin küll, et kirikus käisin. Ja naine küsis, et mis mõttes kirikus, et on nagu kõik korras, et on tervis korras või mis värku, miks sa sinna läksid? Ütles, et no oli vaja, ei oska nagu seletada ka teisele, et niimoodi üle päeva läheb ja siiamaani polnud nagu mitte mingit aimust, mitte mingit märkigi, et üldse nagu siukesed huvid nagu mehel oleks, onju. Ja sama päeva õhtul siis olengi seal omaette pimedas toas jälle need 100 mõtted peas, magada ei saa, onju, ja siis palvetan Jumala poole, et kuule, et kuidas ma sellest oma perele räägin, et see siiamaani oleme kõik nagu siukest tavalist maailmaelu elanud, et kuidas ma nüüd naisele ütlen, et kuule, et nüüd on nagu natuke teistmoodi need olemised ja tunded ja viis, kuidas ma tahan elada, on teistmoodi ja sinnamaani oli ikka, et õhtul palves oled ikka midagi tunned, et kuule, et keegi nagu on sinuga ja siuke külmavärinad käivad üle kere ja siuke võimas tunne oli palves olla, eriti veel siis, kui olid just tulnud, et siis ikka iga asi käis nagu kohe hingest läbi. Aga see õhtu nagu vaikus. Nagu otseselt nagu mingit vastust ei saanud ja teistmoodi mingit tunnet ka ei olnud ja juba vaikselt mõtled, et mis nüüd on midagi valesti äkki või et miks ma ei suhelda, mis toimub, kas ma kujutasin midagi ette. Ja tuli järgmine päev ja siis ma sain kohe ilusti kenasti teada, miks mulle ei vastatud, sest see kõik oli juba ära klaaritud, see oli juba osa suurest plaanist. Sest kuskil lõunapaiku või mingi aeg päeva jooksul, me pole sellest naisega enne seda nagu mitte midagi rääkinud, onju. Aga mingi aeg päeva jooksul siis naisukene tuleb mulle lihtsalt niimoodi külje alla, et kuule, kas sa tead, et ma olen 11 aastat pühapäeva koolis käinud ja kristlikus laagrites, et kui ma siin nagu noorem olin ja niimoodi. Mul on tegelikult ristimise rist on ka kuskil täitsa olemas. Mul oli nii, et halleluuja, et need asjad on juba ammu minu jaoks ära klaaritud ja mind on hoitud selle koha pealt, et muidugi ta ei pidanudki vastama, see oli juba tehtud, see oli kõik juba olemas. See oli ainult minu enda süda, mis siin natuke niimoodi muretses ja värki-särki, et see oli kõik juba plaanis sees. Ja see oli siuke, et pärastpoole terve õhtupooliku rääkisime siis naisega just kutsumisest ja kõigest sellest, mis on eelnevad õhtud olnud ja niimoodi. Ja saime rahulikult niimoodi südamest rääkida ja mitte mingit siukeseid
piiranguid ei olnud nagu, et mõtlen, et nüüd mingid häbitunned või noh, Jah. ma ei, see hetk oli jah, et iga asi oli see, et mis välja ütled, tundus nagu nii hullumeelne. Ja oleme ausad, vaimlik asi, jah. eks see usule tulek oli mingil määral nagu hullumeelne või ütleme, Jumal lihtsalt kutsub ja vägev tõesti seda, et kuidas ta on vorminud sind ja su peret ja tegelikult on ju kõik alles protsessis, nagu sa ütled, ei ole aastatki möödas, aga tuleb välja, et tead, et su abikaasa teab usuasjadest, tead, sellel hetkel võib-olla teadis rohkem kui sina, on ju, ja nii edasi ja täna on ka sinu abikaasa nii-öelda avatud nendele asjadele. Aga nendele, noh, ma arvan, siin süvitsi ei lähe, kuna vaikselt hakkab meie aeg lõppema. Aga läbi selle, mis olid ka vägevad asjad, on see, et tänaseks oled näinud mitmeid valdkondi, kus Jumal on viinud sind läbi. On ära kadunud mingid sõltuvused, mingid hirmud ja nüansid. Et see on ju samamoodi imeline, kuidas Jumal lihtsalt saab need nii-öelda ära võtta ilma, et ma ei tea, oleks vaja seal mingit hullu teraapiat või ma ei tea, mingeid muid asju. Praktiliselt seesama esimene päev, kui Jumala poole üldse pöördusin, siis osa sellest palvest, et kuule, et näita, et sa päriselt olemas oled, oli ka see, et palvetasin, et ta võtakski sõltuvuse. Ja hakkas minema, ma saan aru, tegelikult. See oli tegelikult päeva pealt oli see sõltuvus tegelikult päriselt läinud ka. Tegelikult lihtsalt mõeldes seda, et me oleme täna, noh, tunneme üksteist ligi pool aastat, et siis sa oled jaganud nagu erinevaid asju ja aspekte, mis on nagu ära võetud ja ka mingid tervenemise lood ja nii edasi. Aga Marko, nüüd pean kahjuks tõmbama otsad kokku ja ma usun, et see teekond on jätkumas ja me saame veel siin tulevikus rääkida edasi, kuhu Jumal on juhtinud ja ilmselgelt on näha seda, kuidas Jumal juhib sind. Ma pean veel ütlema seda, et on üks privileeg lugeda sinuga piiblit, sest Jumal on avanud ka sulle selle väga selgelt. Ma ütleks paremini kui mõnele, kes on juba 10 aastaid olnud usus, aga see on jälle see Jumala vaim, mis ta teeb, see suveräänsus, kuidas ta võtab välja ja tõstab ja paneb kellegi sinna kohta, kus ta tahab. Kas on midagi, mida sa tahaksid öelda vaatajatele, keegi, kes tunneb samamoodi, et midagi või keegi kutsub teda ja kuidas hakata rääkima oma lähedastele sellest, on sul mingi sõnum, mida öelda neile? Esiteks tahaks tänada kohe, et Jumal võttis mult sellest kivist südame ja andis lihast südame vastu, et see oli nagu see kõige suurem muutus üldse, see muutus on siiamaani ja see siiamaani käib ja see süda muutub kogu aeg. Ja mis ma tahaks ütelda on see, et selleks, et Jumala juurde minna, et selleks ei pea ennem saama kõik asjad korda, et okei, nüüd ma olengi juba 10 käsu järgi või niimoodi. See usk ei ole tegelikult käsuusk, see on armastuse usk. Et sa ei pea ennem saama puhtaks, kui Jeesuse juurde tuled, et sa ei lähe duši alla ka ennem, ei pese ennast puhtaks, kui duši alla lähed või sa ennem puhtaks, et Jeesus on see, kes tegelikult sind peseb ja seda südant muudab. Et see on põhiline. Ja see on väga hea sõnum, sest see, ma arvan, julgustab meid astuma edasi mingites kohtades, et ma ei saa olla ennem püha, enne kui ma ei ole kohtunud selle pühaga tegelikult. Aga Marko, aitäh sulle sinu loo eest, aitäh sulle, et sa tulid saatesse ja tõesti ühte Jumala tarkust ja muidugi mul endale põnevust nägemaks, kuidas sa kasvad, teades juba, mis samme sa oled teinud ja kuhu Jumal on sind kutsunud. Nii et kohtume tulevikus jälle võib-olla siin saates ja räägime sellest, mida Jumal muud üleloomulikku ja vägevat on teinud. Aga seniks ole väga õnnistatud. Meie teine lugu täna on ühe vägeva noore naisterahvaga, keda samamoodi püha vaim kutsus või kes sai siis nii-öelda selle vihma tilgaga pihta suveräänse Jumala kutsega. Ja tere tulemast teile. Tere!
mul on hea meel, et sa oled siin ja mul on tegelikult väga hea meel, sellepärast et kui ma kuulsin su lugu, siis ma juba teadsin, et see podcast hakkab sündima ja ma teadsin, et sa pead tulema jagama oma lugu siin ka. Aga enne kui me selle sinu loo juurde lähme, siis ole hea, räägi natuke, et kust sa tuled, millega sa tegeled ja muud vajalikku, mis sa arvad, et võiks mainida? Ja ma olen Teele, käin 12. klassis, õpin siis, tulen Tallinnast ja käin Olesti koguduses, olen osalenud noortetöös juba mitu aastat ja ma saingi päästetud. Jumal kutsus mind umbes 3 aastat tagasi. Ja sinu taust muidu varasemalt ei ole olnud koguduse keskne ega pole kirikus käinud või oled? Ei ole. Meil ma ei tule üldse nagu usklikust perest ja usklikust suguvõsast, et meil ei ole mitte kedagi, ma ei ole absoluutselt üles kasvanud kristlusega ega usuga. Ja tõesti, me vist paar korda käisime lapsena kirikus, aga see oli ka minu jaoks nagu mitte midagi, et umbes jõulude ajal paar korda. Ja see oli kõik, et muidu mul ei ole absoluutselt nagu mingit kokkupuudet olnud lapsena ja lapsepõlvest Jumalaga. Okei. Aga läheme sinu loo juurde, siis see, mida ma tahaks nagu kuulda või miks ma kutsusin ja muud asjad ka kõike, mis südamele tuleb, aga räägi sellest siis, et kuidas Jumal sind kutsus, sest see ei olnud kutse, mida võib-olla me mõnikord arvame, et keegi tuleb ja kuule, sa võiksid tulla kirikusse või lähed jõuludel, kuuled jõuluevangeeliumi, vaid see oli täiesti teisel viisil ja Jumal ise kutsus sind. Kuidas see hakkas? See hakkas, ma arvan, et umbes kui ma olin kuskil siis 14. Ja sellist algas selle nagu tundega või sellise, minu sees on alati olnud selline tunne, et midagi peab olema rohkemat. Või kuidagi, et see maailm nagu on nii kompleksselt üles ehitatud ja kõik, et mul alati on selline nagu teadmine olnud, et midagi peab olema rohkemat. Et mitte see, et me lihtsalt sünnime kogemata, et nagu meil ei ole mingit mõtet tehniliselt, me sünnime kogemata, me sureme ja siis on pimedus või see on kõik. Et minu jaoks see kuidagi, ma lihtsalt ei suutnud, ma ei tahtnud seda uskuda ja ma ei suutnud seda uskuda, et mitte midagi ei ole, meie elul põhimõtteliselt ei ole mõtet. Et see on lihtsalt minu jaoks nagu mõeldamatu. Ja siis ma hakkasin otsima, et mis võiks olla nagu elu mõte, mis võiks olla see nagu siht siis meie elule. Ja kus sa siis otsisid või kus need otsimiskohad olid? Ma lugesingi erinevaid raamatuid, näiteks erinevatest uskudest. Ma ka mediteerisin pikka aega ja nagu ma püüdsin tõesti leida nagu mingeid nagu vastuseid ka enda seest või kuidagi, aga mitte miski ei andnud mulle nagu sellist rahu või nagu seda, mida ma otsisin. Et vahet ei ole, mis raamatuid ma lugesin, vahet ei ole, mis videoid ma vaatasin, vahet ei ole, kuidas ma nagu elasin oma elu. See kõik tundus ikkagi nagu mõttetu või kuidagi nagu mõttetu tundus kõik ikkagi. Aga üks päev hakkas midagi muutuma. Mis juhtus, kus sa läksid ja jaga meile seda? Jah, see oli siis 3 aastat tagasi ja see oligi niimoodi, et nagu täiesti me olime perega, olime Läti piiri ääres nagu täiesti võiks koht. Absoluutselt, mingi esimene maja vist meie majast oli umbes mingi 5 kilomeetrit. See oli nagu väga selline mitte kuskil põhimõtteliselt. Ja siis me olime seal perega, pere tuttavate juures ja ma olin ainult laps seal, seega ma mõtlesin, et mul ei midagi teha. Ja siis ma läksin jalutama ja ma jalutasin pikalt. Ja siis ma lihtsalt kuidagi jalutasin suure järve äärde ja seal järve kõrval oli selline väga vana kirik. Ma ei olnud kunagi nagu kuulanud kristlust. Nagu sellest, mida ma otsisin. Et selle ma nagu jätsin välja, sest ma mõtlesin, et ma tean kõike, ma tean piisavalt sellest. Et umbes, et teada, et see ei ole tõde. Aga kui ma jõudsin, siis ma kõndsin sinna sellest järvest mööda, järve kõrval oli see kirik ja siis kui ma nagu kõndsin sinna kiriku aeda sisse, siis ma tundsin ma kogesin väga füüsilist nagu tõmmet. Nagu tõesti nagu midagi oleks nagu tõmmanud minu sees sinna kiriku aeda. Ja seal kiriku ajas oli üks nagu suur tammede allee ja seal kõrval oli kirik.
ja siis ma kõndsin sealt Tammede alleel ja kohe, kui ma olin astunud sealt kiriku väravast sisse, siis ma tundsin nii suurt nagu aukartust või kuidagi sellist asja, et nagu ma tundsin sellist tunnet, et ma olin nagu hästi väike, et nagu midagi oleks nagu vaadanud minu peale. Aga see ei olnud nagu selline ebamugav tunne, vaid see oli selline nagu lihtsalt nagu ma oleks hästi väike tõesti olnud. Ma kõndsin selles kirikuaias ringi ja ma kuidagi mõtlesin, et ma vist lähen ära, et ma ei saanud aru, mis tunne see on, see oli nii nagu teistsugune, mida ma ei olnud kunagi varem kogenud. Ja siis ma nagu, ja ma hoidsin ka pilku kogu aeg maas, sest kuidagi see oli nagu nii teistsugune asi. Ja siis ma kõndisin nagu natuke edasi seal kirikuaias veel ringi ja seal kirikuaias, kiriku kõrval oli üks suur valge rist. Ja kui ma vaatasin seda risti korraks nagu silmadega vilkatsin seda risti, siis see tunne minu sees, see füüsiline nagu tõmme, see kasvas palju rohkem. Ja ma tundsin seda tõmmet ja lihtsalt ma ei suutnud mitte midagi mõelda. Mu jalad lihtsalt nagu läksid selle risti poole. Ja ma ei tõesti mõelnud mitte nagu ma lihtsalt läksin. Ja kui ma olin jõudnud selle risti juurde, siis ma olin lihtsalt šokeeritud sellest tundest nagu, et ma olin nii väike ja ma lihtsalt nagu, ja ma sain aru, et see tunne, mida ma tunnen, ma ei ole kogenud seda mitte kuskil, mitte kunagi. Ja siis ma ütlesin, ja ma sain aru, see rist, see oli kirik, okei, Kristus, kuidagi nagu midagi peab olema selleks seotud. Ja siis ma olin kuulnud, et Jeesus on, aga mitte midagi rohkemat. Et Jumala poeg ja suri millalgi ja tõusis vist ka, aga ma ei teadnud mitte midagi rohkemat. Ja siis ma lihtsalt olin seal risti all ja ma vaatasin selle risti peale ja ma ütlesin, et Jeesus, kui sa oled päris, siis võta ära kõik mu koormad, võta ära kõik mu raskused, mis mul praegu on. Ja ma füüsiliselt, ja see hetkel, kui ma olin seal ära öelnud. Kas sa ütlesid seda valju häälega välja? Ja ma ütlesin, ei, ma ei öelnud seda valju häälega tõesti. Ma ütlesin seda oma peas, ma ütlesin tõesti, et Jeesus, kui sa oled päris, siis võta ära kõik mu koormad. Ja siis, kui ma olin seal ära öelnud, ma ei öelnud seda valjust, tõesti, ma ütlesin seda nagu enda sees. Ja siis ma tundsin, kuidas nagu füüsiliselt minu pealt oleksid mingid kivid nagu lahti, nagu tõesti ära võetud, nagu üles tõstetud. Ja see oli selline tunne, nagu ma oleks saanud hingata esimest korda üle nagu väga mitmete aastate. Ja ma lihtsalt minu sees, kuna see äravõtmine oli nagu nii, ma kogesin seda nii suure, nagu nii rohkesti. Ma lihtsalt hakkasin nutma, ma ei tea, kas ma olen kunagi nii palju nutnud, aga see oli tõesti, sest see oli nii suur nagu vabastustunne. Aga see ei olnud siis mingi kurbuse nutt? Ei olnud. See oli selline nutt nagu ongi vabastusest. Kuidagi, et see oli nagu hea nutt, et ma tundsin minu seest tuli midagi välja sel hetkel. Kergendav? Ja just, nagu see oligi kergendav nutt selline. Et ja ma ei tundnud kurbust. Ma ei saanud aru, mida ma tunnen, aga ma lihtsalt sain aru, et midagi, ja ma ei kontrollinud ka seda nuttu, lihtsalt see tuli minu seest välja. Ma paar päeva tagasi vestlesin ühe inimese, kes jagas sarnast asja, kus ta läks Jumala ette, ta tundis samamoodi nagu kivid oleks võetud ära või koorem võeti ära ja ta sai hingata. Ja ta oli hüüdnud seal mitu korda, ma saan hingata, mitte et varem ei saanud, aga mingi vabadus tekkis. Ja samamoodi nagu sina jagasid, et mingi ülevoolav emotsioon tegelikult tuli. Ja ma julgeks öelda, et see emotsioon ei ole see, et nüüd usk toob mingid emotsioonid või oled sa kurb või rõõmus või pead alati nutma, vaid see on tõenäoliselt mingi vabanemine, mida Jeesus toob ja toob esile tegelikult need emotsioonid mitte üldse paha pärast, vaid see ongi tegelikult üks vabanemistunne, vähemalt niimoodi, ma ise ei ole seda päris tundnud, aga niimoodi ma saan aru, et sina ja ka osad teised on seda kirjeldanud. Kui sa olid seda tunnet tundnud, mis siis edasi sealt läks või sai? Edasi sai niimoodi, et ma natuke nutsin ja siis ma läksin ära sealt kirikust. Natuke aega oli möödas, aga see oli laupäev ja me ööseks sinna. Järgmine päev oli pühapäev. Ja siis ma otsustasin, et ma tulen tagasi kirikusse. Et ma teadsin, see tunne oli minu sees, et ma pean lihtsalt tulema tagasi. Et see kogemus oli nagu liiga suur. Ja siis ma läksin ära, tulin pühapäeva hommikul, ma teadsin, et pühapäeval käidakse kirikus ja siis läksin sinna kirikusse pühapäeval. Aga mis sa vanematele ütlesid? Ma just rääkisin ka vanematele, et väga ilus kirik, et ma lihtsalt lähen kirikusse. Ma ütlesingi niimoodi,
et ma ei ole käinud teenistusel, nad teadsid, et ma pole käinud teenistusel nagu alates väga väiksena juba. Et siis ma ütlesin, et ma tahaks lihtsalt, et ma lihtsalt lähen nagu väga ilus kirik ja ma lihtsalt lähen nagu vaatan. Ja nad olid nagu okei. Olid sellega okei, siis ma läksin, ärkasin kõige varem, kõik magasid, tõusin üles, läksin kirikusse. Ja siis ma läksin sinna kirikusse kell 10 sellest teenistusele ja see oli väga väike maakirik. Tõesti, umbes 10 inimest oli meid seal. Ja kui ma sinna läksin, siis mind kohe aidati, mind kohe, et anti mulle kohe see lauluraamat ette ja võeti nagu mind kõrvale. Ja ma nägin kogu seal teenistusel, kui nad laulsid, kui nad rääkisid üksteisega, mingi hetk nad läksid kõik koos nagu sinna altari ette ja palvetasid üksteise eest ja nagu võtsid ringi ja palvetasid ühe naise eest, kellel oli nagu väga raske. Ja ma mind võeti nagu kaasa ja ma nägin ja kogesin seda, et nende sees on nagu mingi rõõm ja rahu, mida ma ei ole näinud teistes inimestes ja mida ma ei ole näinud ka endas. Ja siis ma nägin ja ma mõtlesin, et ma tahan ka tunda seda rõõmu ja ma tahan ka kogeda seda rahu, mida ma nagu näen, et nende sees on pärast palvetamist, pärast laulda laulmist. Ma nägin, et neis oli nagu mingi kergus, mida mul ei olnud ja mida ma ei olnud teistes ka näinud. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin tõesti, et ma tahan ka seda, ma tahan ka kogeda seda. Ja see on üks asi, mida tegelikult öeldakse tihti, et mis eristab kristlasi ka, on see, et neil on mingi rahu, mida võib-olla maailmas ei leia või seda, sa otsidki igalt mujalt usundist ka, aga seal ei ole seda rahu, mis on kristluses. Pärast neid kohti, see on see koht, kus ma ütlen, et Jumal tegelikult suveräänselt kutsus. Üks hetk sa otsustasid siis hakata ka Kristust järgima, nii-öelda anda oma elu temale. Millal see oli? Pärast seda siis nagu lugu, pärast seda, mida ma olin kogenud seal risti all, möödus pool aastat ja ma jätsin selle loo meelde, ma teadsin, mida ma olin kogenud. Aga ma ei teinud mitte midagi. Ja siis pool aastat läks mööda, aga see tunne ei läinud ära, see nagu see, et ma tahan kogeda seda uuesti ja see nagu kutsumis kuidagi tunne ei läinud minu seest ära. Ja siis ma otsustasin minna kirikusse pärast poolt aastat ja ma läksin. Ja seal ka ma kogesin nagu, et kõik inimesed olid nagu nii ühtehoidvad. Ja siis mingi hetk, aga selles kirikus, kus ma käisin kodukohas, seal ei olnud noori inimesi. Ja siis ma otsustasin, et mu üks sõber kutsus mind Oleviste kirikusse, kuna meil on see suur noortetöö, et siis mind kutsuti sinna ja ma läksin. Ja siis seal ma olen leidnud nagu enda nagu teise kodu Oleviste kirikus. Ja seal otsustasid sa ka oma elu anda Jeesusele või nii-öelda teenida teda või? See otsus kuidagi tuli väga naturaalselt, aga ma arvan, et see otsus ikkagi nagu päästa, see otsus, see tuli seal risti all. Sest tegelikult ma ei ole mitte kunagi teinud nagu mingi päästepalvet ega midagi sellist, vaid minu päästepalve oligi seal risti all, kui ma kutsusin Jeesuse oma südamesse, kui ma kutsusin, et Jeesus, kui sa oled päris, ma andsin Jumalale võimaluse minuga kohtuda. Ja ma ütlesin, Jeesus, kui sa oled päris, siis tule praegu. Ja ma andsin selle võimaluse ja ta sai tulla siis. Mis tähendab, et ei pea olema mingit vahendajat, ei pea keegi preester või pastor või mingi Jumala mees või naine olema seal, vaid sa võid lihtsalt minna kogu selle maa ja taeva looja juurde. Just. Ja ta kuuleb. See on tõesti üliäge ja ma usun tõesti, et ta kuuleb iga inimese palvet, mitte ainult mingi usuinimese palvet, vaid tõesti see, kes otsib. Piiblis on niisugune kirjakoht, et kes koputab, sellele avatakse ja tihti koputajad oleme meie, et Jeesus, kui sina oled päris, siis ava mulle ja tema avas sulle ja mitte ainult ta ei avanud, vaid ta võttis midagi ära, mingi koorma. Täna oled sa aktiivselt koguduses Olevistes kaasa panustamas noortetöös ja kuidas sul seal siis nii-öelda läheb või mis tunded sul seal teenides on? Ma kogen, et see on väga palju kasvatanud mind. Olles teiste noortega just oma vanustega koos, et me saame ju me oleme noored, meid on ümbritsed, me käime koolis, et mulle väga meeldib see, et jah, et tõesti me saame nagu toetada üksteise peale ja meil on väga tihti noortel on samad nagu probleemid, samad nagu sellised komistuskohad nagu ja rasked asjad. Ja ma tunnen tõesti, et olles teiste noorte keskel,
see on väga kasvatanud mind ja usus ka meil on iga reede noorteõhtud 18.30 Olevistes. Oleviste kirikus just Teen väikse reklaami ka ikka lihtsalt. ütle väikse reklaami. Et see on koht, kus ma olen saanud väga palju kasvada, et meil on seal toit ja ülistus ja isegi saame natuke sõna kuulata ja mängime ja et see on väga hea koht, kus kasvada Jumala lähemale. Et kui sa, ja meil on väga palju ka mitte-kristlasi, inimesed, kes tulevad esimest korda. Ja nad on ka näinud, et seal on nagu midagi teistsugust. Ja tegelikult ma vist ei eksi, kui ma räägin sinu eest ka, et tekib ka siukse teise pere tunne. Et üks asi on minu bioloogiline perekond, aga teine on nüüd see koguduse pere, et ma jagan asju ja toimetan ja tegelikult oleme ausad, sa oled täna siin ka oma sõpradega, et liikuda ja nii-öelda teenida seda sama Jumalat või koos palvetada, otsida lootust ja see nii-öelda tuge leida ka teistest. Et see on tegelikult ju võrratu. Kas on midagi, mida sa tahaksid eriti välja tuua oma sellest teekonnast, mis sa oled praegu käinud? Et midagi, mis sa arvad, kindlasti peaksid inimesed teadma seda? Et Jumal kohtub meiga seal, kus me ise oleme. Ja me ei pea olema puhtad. Või me ei pea kuidagi täitma mingit nagu sellist nagu checklisti. Et ma pean olema keegi enne, kui ma tahan Jumala kohta. Ma pean olema keegi enne seda, kui ma tulen kirikusse. Vaid Jumal just tahabki seda, et me lihtsalt oleksime siirad. Et me lihtsalt ütleksime Jumalale, et tule minu ellu, et lihtsalt tule. Et ma lihtsalt päriselt tahan, kui sa oled päris. Sest kui me anname tõesti selle võimalus, Jumal saab tulla. Aga ilma selleta Jumal ei saa nagu täita meie rusikaid, kui me hoiame nagu, kui me ei anna ennast, kui me kuidagi ei lase ennast nagu, kas ei anda võimalus. Ja sa ei pea tõesti olema kuidagi puhas, et tulla Jumala juurde. Sa ei pea olema vaba sõltuvustest, sa ei pea olema kuidagi erinev endast, vaid Jumal tahab sind sellena, kes sa oled. Ta tahab sind su sõltuvustega, ta tahab sind kõigega, vahet ei ole, mis valest asju, vahet ei ole, kui palju sa oled valetanud või kellelegi haiget teinud või mida iganes, vaid Jumal tahab sind täpselt sellisena, nagu sa oled. Kui meid nüüd äkki keegi vaatab, kes tunneb, et okei, Teele, see, mis sa jagad, kuidas ma saan siis tema juurde? Okei, ta tahab mind, aga mida ma pean siis tegema? Sa saadki lihtsalt olla seal, kus sa oled täna ja lihtsalt öeldagi Jumalale, et Jumal samamoodi, et Jumal, ma tahan anda sulle võimaluse, kui sa oled see, kes sa ütled, et sa oled. Siis tõesti, tule praegu. Ja tõesti, et see nagu pane minu sisse see rahu, anna mulle rahu, kui sa oled päris. Sest Jumal on suveräänne. Ta saab teha absoluutselt kõike. Et ongi see, et Jumal ei ole kuidagi piiratud sinust ja sinu mingist nagu ta ei ole piiratud ongi sinust, et ta saab anda sulle see rahu, ta saab anda sulle selle vabaduse. Et ja tõesti lihtsalt nagu anda see võimalus, lihtsalt öeldagi, olla aus. Sest Jumalaga rääkimine Jeesusega ja palvetamine on täpselt nii, nagu mina sina praegu räägime. See ei ole kuidagi teistsugune. See on samamoodi, kui sa räägiksid sõbraga, nagu sa räägiksid oma vanemaga või kellega iganes. Et see on täpselt, see on seda asja, sest Jeesus on meie sõber ja Jumal on meie isa. Ja see ongi seesama nagu suhe. Aitäh sulle selgitamast seda ja suunamast. Oleksid sa valmis siia lõpetuseks palvetama nende inimeste eest ka, kes seda sama tunnevad ja võib-olla julgust ka, et see palve siis välja öelda, mida sa siin just rääkisid? Jeesus, me täname sind selle eest, Jumal, igaühe eest, kes praegu vaatavad seda podcasti, Jeesus, kes on tundnud Jumal oma elus, et nad tahavad midagi rohkem, et see maailm, et see juhus, kas viimalt nad on siia sündinud, Jeesus, et see ei ole asjata. Nad ei ole viga, Jeesus. Ma tänan sind, et kes iganes tõesti seda praegu vaatavad, issand, et nad saavad kogeda praegu enda sees seda rahu, Jumal, mida sa oled andnud meile kristlastele, Jeesus, et kanda ära sinu sõna, Jumal. Me täname sind, Jeesus, et kes iganes praegu tunneb enda sees, et Jumal, ma tahan, kui sa oled päris, siis ma tahan anda sulle selle võimaluse, tulla minu ellu, anda mulle rahu, anda mulle rõõm, Jumal, mida mitte miski ei kõiguta, Jeesus. Jeesus, kui kas või üks inimene, Jumal, on siin ekraani taga, Jumal, ja praegu vaatab, Jeesus.
siis ma tänan, ta saab öelda enda sees need sõnad ja kui tahab, siis ta võib need öelda ka välja, Jumal. Et Jeesus, kui sa oled päris, siis võta ära mu koormad, Jeesus, anna mulle vabadus, mis on täiesti suverääne, mis ei ole võrreldav mitte millegi muuga, mida ma olen kogenud. Jumal, ma tänan igaühe sees, kes seda vaatab, Jeesus, kes seda podcasti vaatab, Jumal, tema sees saab olla rahu ja tundmine ja kindlus, Jeesus. Et sina oled see, Jumal, maailma ja taeva looja täiesti, kes tahab meile kõige paremat, Jeesus. Ja kes tahab meid kaitsta ja hoida ja varjata. Tõesti, me täname sind, Jeesus, et me ei pea kuidagi kellegi koos seda tegema, Jumal, me saame teha seda koos sinuga, Jumal. Ja sa tahad meie kohtuda ja meid näha. Tõesti, me täname sind ja me kiidame sind selle eest. Amen. Amen. Aitäh. Ma väga ootasin tegelikult seda, et sinuga siin vestelda ja sul on väga võimas lugu ja tõesti see on väga näha, et Eesti maa peal sajab ühte Jumala vihma, mis nii-öelda kutsub suveräänset inimesi enda juurde, sest tema, nii nagu sa ütlesid, tema igatseb ja tahab. Nii et veel kord suur tänu sulle siia saatesse tulemast. Ja teie, kes te meid vaatate ja kuulate, ma julgustan sind ka vaatama kõiki neid osasid. Kui sa ei ole varasemalt vaadanud neid osasid, siis kindlasti vaata, sest need on ülivägevad lood, mis inimesed jagavad ja kuidas on see nende elu muutnud, nende usk ja Jeesus nendes, et see on ülimalt äge. Nii kohtume järgmises saates ja olge väga õnnistatud.